Eesti keele eksam on juba homme, nii et vaatame, kas oskate kokku ja lahku kirjutamist. Davai, ma annan teile sõna, siis te mõtlete ja siis ma annan vastuse. Kuidas te kirjutaksite nurgatagune? Niimoodi, sellepärast et nee ja linneliitrised sõnad käivad alati eessõnaga kokku. Nii, kuidas te kirjutaksite hõbelusikas? Niimoodi. See kirjutab kokku sellepärast, et kui sul on mingi materjal ja ese, siis need käivad alati kokku. Ja kuidas sa kirjutaksid pikk poiss? Kui seda on kahte moodi kirjutada, saad seda kirjutada kokku, sest et siis sa mõtled nagu seda liha, nagu teate küll see pikk poiss, mis koolis on õunaks. Ja siis pikk poiss ehk siis nagu pikk poiss on ja poiss on pikk. Ja kui on omadussõna, siis sa kirjutada lahku. Aga 8-klassiline. Nüüd on nii, et kui on numbriga, siis on alati side kriipsuga, aga kui ei ole number, vaid on sõna, siis kirjutad alati kokku. Kui sa panid praegu veel midagi valesti või tunned ennast ebakindlalt, siis mine vaata Astrast üle, saad teha veel kokku-lahku kirjutamise kohta teste, saad lihtsalt rääkida temaga, küsida, et mida peaks teadma ja ma loodan, et homme keegi sellega ei eksi.